Mina olen Brita ja räägin erinevatest tervisetasanditest homöopaatia võtmes. Olen homöopaat ja õppisin professor Vitulkase käe all ning tema on tuntud selle poolest, et ta on homöopaatia hästi tabelitesse ja teooriatesse pannud ja ta on välja töötanud sellise teooria, kus inimese tervis lahterdatakse teatud gruppidesse selleks, et kirjeldada ja selgitada, miks osad inimesed põevad osasid haiguseid ja teised mitte ja miks osad tervenevad kiiremini ja teised mitte. Nii et see on üks lähenemisviisidest, millest ma hakkan kohe rääkima. Aga ma sissejuhatuseks natukene selgitaksin veel, et näiteks, kui me võtame nohu, siis osad inimesed väidavad, et nohu, see pole mingi haigus. Et kui haigestubki nohusse, siis ei takista mitte kuidagi igapäevaelu. Inimene tegeleb erinevate loomistega, ta saab kõigega hästi hakkama, ta ei puudu töölt, ta toimib. Ja on teine inimene, kellel on nohu ja ta on täiesti võimetu üldse midagi tegema. Ta ei saa normaalselt läbi nina hingata. Ta tunneb nii suurt ängi, raskust. Võib-olla tal on tunne, et ta tahab küüntega mööda seina üles ronida ja ei ole võimeline funktsioneerima normaalselt. Seega, mis ühe jaoks on selline täiesti labane asi, võib olla kellegi teise jaoks väga suur katsumus. Ja miks see siis nii on ja miks osad inimesed põevad akuutseid, kas siis külmetushaiguseid, gripiviiruseid igakuiselt ja rängalt ja teistel inimestel on ainult võib-olla kord aastas ja on ka inimesi, kellel üldse ühtegi palavikku aastakümnete jooksul ei ole. Et miks see siis nii on ja mis see siis täpsemalt tähendab ja mis järeldusi sealt teha saab. Ja on ka siis inimesi, kellel üldse füüsilisi haiguseid ei ole, aga selle asemel on näiteks ärevus või depressioon või mõned hirmud. Nii et nagu me siit juba aru saame, on iga inimene erinev ja sellepärast ka homöopaatia väga hästi meile sobib, et saame vaadelda igat inimest eraldi, kuid samas on võimalik ka mingis mõttes mingeid üldistusi teha, kuskile ära lahterdada, et rohkem võib-olla sellist selgust tuua. Nüüd valmistasin ette sellise põneva tabeli, tervisetasandid ja professor Vitulkasel on siis niimoodi grupiti välja toodud, et on grupp A, grupp B, C ja D, mis omakorda veel jagunevad kõik eraldi 3 selliseks tasandiks. Ja grupp A peetakse siis nii-öelda kõige tervemaks tasandiks. See tähendab seda, et inimene on sündinud siia juba väga hea konstitutsiooniga. Ta on terve, ta haigestub harva ja kui ta haigestub, siis ta terveneb kiiresti. Tal ei ole selliseid patoloogilisi ärevusi, hirme. Eks iga inimene ju mingis osas mingit hirmu tunneb, aga see ei sega elamist, et see ei ole patoloogiline.
mis haigused siin siis võivad kimbutada? Ka A-grupi inimene võib saada sinusiidi või põiepõletiku, jääda haigeks, saada viiruseid, grippi. Kuid need on pigem sellised pinnapealsed ja isegi kui tal on mõni põletik, ütleme, et sinusiit või põiepõletik ja ta võtab antibiootikume, siis ta saab sellest haigusest ka antibiootikumidega kiiresti üle ja need ravimid mitte kuidagi nagu ei mõjuta teda, kõrvaltoimeid kui selliseid ei ole. Ta seljatab oma haiguse ja läheb eluga edasi ja võib-olla mitte kunagi enam tal seda põiepõletikku ei ole ega tule. Homopaatia koha pealt on ta see inimene, kellele töötab see üks ja kindel homopaatiline aine, nimetatakse konstitutsiooniliseks aineks, mis tähendab seda, et saab ta kas põiepõletikku või jääb ta grippi või mis iganes teda tabab, mis mure teda tabab, siis alati on 1-2 ainet üldse terve elu jooksul, mida ta vajab ja sellest täitsa piisab. Ja neid inimesi on kahjuks ülivähe. See aeg, kui õpetaja professor Vitulkas seda õpetas, ütles ta, et kuni 5% inimkonnast. Et arvestades seda keskkonda, kus me elame, ei tea, kas see protsent on kahanenud või mitte, aga ühesõnaga neid inimesi, kes siia A-gruppi sobituvad, neid on ülivähe. Aga sellest ei ole midagi hullu. Lihtsalt need on homopaatide jaoks ülikerged case'id. Ja eks inimesel endal on ka lihtsam. Vähemalt tal ei ole tervise teema see, millega ta peaks siin elus tegelema. Aga igal inimesel ongi omad teemad, omad väljakutsed, seega ärme heitu. Järgmine grupp on B-grupp ja siin on sagedased põletikud. Inimene haigestub tihedamini. Ütleme nii, et siin B üleval pool võib-olla iga mõne kuu tagant ja siis on jällegi mida siia allapoole, seda harvemaks neid haiguseid jääb. Aga jah, siin B-grupis nad on suhteliselt sellised raske kuluga kulgemisega. Siin on nüüd selline lugu, et inimene saab antibiootikume, siis need haigused hakkavad korduma. Ehk siis tegelikult minul endal on täiesti isiklik näide. Mina olin laps ja minul oli krooniline võiskoopapõletik ja ma sain väga tihti antibiootikume. Ja mis juhtub tervise tasanditega, kui pidevalt sümptomeid alla suruda ravimitega, on see, et peale seda antibiootikumi kuuri, peale esimest, peale teist, peale kolmandat, peale neljandat, inimene hakkab mööda neid tasandeid allapoole järjest minema. Nii kaua, kuni tal enam neid põletikke ei teki. Aga siin hakkavad moodustama mingisugused muud haigused, muud kroonilised haigused, et mis on palju tõsisemad, kui see võiskoopapõletik üldse oli. Seega erinevaid sümptomeid alla suruda ei ole mõistlik ja erinevaid palavikke ja nohusid, köhasid. Võtame nad vastu, pakume teistsugust tuge neile,
selleks, et me ei läheks siit mööda allakäigutreppisid, ei kolistaks siia kuskile põhja ära, sest pärast siit jälle üles tulla ei ole sugugi lihtne. Nüüd C-grupp iseloomustab seda, et siin kõrgeid palavikke ei ole. Kõrgeks palavikuks me loeme 38,5 kraadi Celsiust. Pigem on siin sellised 37, 37,1, 2 madalad palavikud. Võib-olla iseloomustab selline vindumine. Et just kui ei ole otseselt haige, aga terve ka ei ole, on lisandunud erinevad hirmud võib-olla. Hirmude all võib olla ükskõik mis, et kas kõrguse kartus on järsku tekkinud, kardetakse üksi olla, vargaid, kardetakse vaesuda, võib-olla kardetakse haiguseid, et inimesel on pidev paranoia, et midagi tõsist on lahti, mingi tõsine haigus on, ta võib-olla käib mööda arste, kõik analüüsid on kogu aeg korras, aga tal on suur hirm. Hirmude alla võib käia ka esinemishirm, sooritusärevus, näiteks üldse välja paista või inimestega kontakti loomine, mis iganes. Võib-olla tekib depressioon. Siin C-grupis on sellised tõsisemad kroonilised haigused nagu sooltepõletik, multiskleroos, sügav depressioon, Alzheimer, psoriaas, reumatoidartriit, epilepsia. Siia alla lähevad ka hüperaktiivsed lapsed ja iseloomustab siis seda, et erilisi viiruseid, külmetushaiguseid ei ole ja kui need on madala palavikuga ja kergelt vinduvad. Ja kui nüüd siit alla minna, see on nüüd kõige tõsisem grupp ja siin allpool võib juhtuda, et siin nagu homopaatiast väga palju kasu ei ole või vähemalt püsivat kasu, et siin saab homopaatia pigem leevendust pakkuda ja eluaastaid kindlasti juurde, kuid siin on sellised tõsisemad ravimatud haigused, nagu näiteks on skisofreenia, teise tüübi diabeet, selline sügav suitsiidne depressioon ja väga kaugele, sügavale arenenud multiskleroos ja hästi tõsised südameprobleemid, Alzheimer, AIDS ehk siis immuunpuudulikkus ja selline ka autism, et homopaatiaga on võimalik autismi kindlasti leevendada ja saada väga häid tulemusi ja oleneb ka sellest spektrist. Aga kui me räägime väga sügavast seisundist, siis jällegi, et homopaatia on siis see, millega annab leevendada, kuid sellist püsivaid eluaegseid, püsivaid tulemusi pigem mitte, kuid alati oleme avatud kõikidele imedele, eriti praegusel ajastul, kus juhtub nii mõndagi, seega see lihtsalt on üks viis,
kuidas kirjeldada midagi ja kuidas professor Viit Tulkas on neid asju näinud ja tema on selle tabeli välja töötanud, kuid see ei tähenda seda, et ei oleks erandeid, seega tasub olla avatud meelega ja alati hoida lootust enda sees. Ja kuidas me siis, kas me siis sünnime siia või kuidas see käib? Iga inimene sünnib mingisugusesse teatud gruppi ja mis kõige tavalisem on tegelikult, on see, et inimesed ikkagi sünnivad siia A või B gruppi, suhteliselt terved on nad, kuid erinevate ravimite ja vaktsiinide mõjul ja võib-olla selliste suuremate traumade mõjul, kuid enamasti on ikkagi sellised keemilised ained, mille tõttu inimesed juba lapseeas lähevad järjest siis nendes tasandites allapoole, kuni nad lõpuks on kas siin, loodetavasti mitte siin, aga hea uudis on see, et kui inimene on siia kõrgemale poole sündinud ja ta oma elu jooksul kukub siia allapoole, siis tal on alati võimalus uuesti saada siia üles tagasi. Et tervenemine on teekond ja palju neid astmeid sinna ülespoole on, see on igal inimesel erinev. Nüüd inimesed, kes on sündinudki siia allapoole, need on enamasti inimesed, kelle eluiga on ääretult lühike ning kahjuks vähemalt professor Viit Tulkase tähelepanekute ja uurimus aastate jooksul on tema teinud sellised järeldused, et need, kes on sündinud siia allapoole, ei ole võimalik nagu siia üles enam nagu ronida. Et nad võivad siit paar tasandit ülespoole saada, näiteks homöopaatia abil, kuid täiesti siia üles ei ole võimalik saada. Kuid suurem osa inimesi ikkagi sünnib siia ülespoole ja puhtalt elustiili valikuga on võimalik tõusta sinna, kuhu me sündisime, või paar tasandit ülespoole. Seega, kui me räägime vähist, kindlasti paljudel on see küsimus, et millisesse gruppi siis vähkkasvajaga inimene võiks liigituda, siis üllatav vastus on see, et ükskõik millisesse gruppi võib haigestuda vähki, kuid haiguse kulg on igas grupis ikkagi erinev. Et kui siin allpool on tegemist ikkagi väga agressiivse vähivormiga ja inimesel ei ole võimalust tegelikult sellest ka nagu terveneda, siis siin üleval pool on inimene, kes on võimeline selle vähkkasvaja seljatama ja kasutab ta siis kas homöopaatiat selleks või kasutab ta tavameditsiini või mis iganes teraapiaid. Ta tuleb sellest välja, et A-grupi inimene tuleb igal juhul mis iganes raviga siis välja. Ja kui nüüd vähkkasvajale lisaks teraapiale, ütleme näiteks homöopaatiale lisaks, tegeleda ka oma psüühilise poolega, sukelduda sinna juurpõhjusesse,
saada aru, kuhu see energia on kinni jäänud, mis oli see trauma, kas on geneetiline, kas on vaja tegeleda suguvõsa mustritega või on endal midagi juhtunud. Et kui sellega hakata tegelema, siis on jällegi, on kõik võimalik ja praktika näitab, et inimesed tervenevad, kui nad võtavad tervenemise fookusesse ja võtavad selle vastutuse endale sellega tegeleda. Kuidas siis aru saada, kuidas inimene nüüd seda vaadates, kuidas ta teada saab, millisesse gruppi ta kuulub? Kui mina seda õppisin, siis minul oli samamoodi see küsimus ja algselt ma naiivselt pidasin ennast A-grupi inimeseks, sellepärast et ma väga tihti ei haigestunud peale seda, kui ma hakkasin tegelema loodusraviga. Seega ma eeldasin, et ma justkui olin kunagi B-grupis, kes haigestus väga tihti. Ja siis ronisin üles A-gruppi, kuigi aastad on näidanud, et minul näiteks ei olnud vähemalt 10 aastat ühtegi kõrge palavikuga haigust. Ja ma hakkasin kahtlustama, et suure tõenäosusega ma ei ole A-grupi inimene, sellepärast et hea tervisega inimene haigestub vähemalt iga mõne aasta tagant mõnda grippi või viirusesse, selleks, et keha saaks puhastuda ja korrastuda ja immuunsus treenib ennast ja suudab tõsta seda temperatuuri. See on väärtus. See näitab, et keha toimib täpselt nii, nagu ta peab toimima. Kõik funktsioonid toimivad, isetervenemisvõime on aktiveeritud ja kõik on nii, nagu peab. Ja on väga harva esinev, kui mõni A-grupi inimene võib-olla haigestubki kord 10 aasta jooksul mõnda grippi. Kuid jah, erand kinnitab reeglit. Minul ei olnud 10 aastat ja mul isegi tekkis väike mure, et ei tea, mis hirmus krooniline häda nüüd varsti ennast ilmutama hakkab. Ja tegelesin siis pidevalt iseendaga ja enda analüüsimisega ja mis iganes teemad üles kerkisid, siis võib-olla jah, et sain teadlikuks, mind tegelikult kimbutasid pigem erinevad hirmud ja võib-olla pigem sellised ärevused, hirmud, hirm võib-olla tuleviku ees, hirmud seoses sellise eneseteostusega, eneseületusega. Aga enamuse ajast ma ikkagi ei teadvustanud endale, et mul sellised hirmud on. Seega iseennast aidata on teinekord väga raske. Väga raske, sest kui midagi ei teadvusta endale, siis ei saa seda asja ka enda kohta teada. Need on kuskil võib-olla seal alateadvuses ja siis ongi hea, kui on inimesi, kes saavad seda peegeldada ja kuidagi suunata ja aidata. Seega kuskil aasta tagasi lõpuks jäin ma haigeks korralikult ja mul oli 38,5 palavik ja ma olin nii südamest õnnelik ja tänulik. Teadsin, et olen siin elus midagi õigesti teinud
ja liikunud oma tervise tasandil ülespoole. Seega tasub vaeva näha ja endaga tegeleda ja anda võimalusi iseendale tervenemiseks. Aga jah, iseenda liigitamine siia on keeruline. Ega sellepärast, et erand ju kinnitab reeglit ja neid aspekte on nii palju erinevaid ja sellised ärevamad inimesed kohe kindlasti esimese ropsuga põevad, et äkki nad on siin kuskil kõige all ja nüüd ongi maailm katki. Et ei ole see asi midagi nii hull ja kõik on teostatav, tehtav, et alati on võimalus oma elukvaliteeti parandada, kus iganes punktis me praegu oleme. Ja kui ongi sellised tõsisemad väljakutsed, siis tegelikult meil kõigil on erinevad väljakutsed siin elus. Mõnel on seotud tervisega ja mõnel teisel inimesel on mingite muude teemadega tegemist. Et keegi otseselt siin mett ei laku hommikust õhtuni. Et meil kõigil on siin oma missioon, omad väljakutsed, võtame need vastu, võtame vastutuse ja tegeleme nendega ja siis saadab meid ka edu. Ja kui on vaja abi, siis võtame kellegi appi. Nii et kui ühtemoodi ei saa, siis saab alati teistmoodi ja leiame lahendusi. Et ärme jää kuskile toppama ja ärme vannu alla. Et alati on mingeid võimalusi, mille vahel valida. Me lihtsalt alati ei pruugi neid märgata. Ja võib-olla nüüd keegi küsib, et aga mis ma nüüd siis peale hakkan, kui ma saangi teada, et mis grupis ma olen, et mis see mulle siis annab. Et see info on hea selleks, et kui me kasutame homopaatiat, siis need ülemised grupid, A, B grupid, seal me saame kasutada kõrgemaid potentse ja inimene taastub kiiremini, ta saab kohe nagu sellise suurema boost'i ja suurema väe ja ta taastub niimoodi võimsalt ja kiiremini ja asi on tehtud ja rohkem ei pea sellega tegelema. Alumise otsa grupid, nad enamasti ei reageeri isegi mitte nendele kõrgematele potentsidele, sest see on nagu liiga palju. Organism ei halda ära seda, et ta vajab madalamaid potentse ja tihedamalt. Et kas siis igapäevaselt või iganädalaselt ja siis ta hakkab niimoodi vaikselt väikeste sammudega edenema ja madalamates gruppides me vajame erinevaid aineid tihedamalt, ained vahetuvad tihedamalt, et võib-olla üks nädal on üks aine, teine nädal on teine aine. Et ongi siis kindlaks tehtud, et siin A-tasandil, A-grupis on pigem 1-2 ainet, mida inimene vajab selleks, et terveneda. B-grupis läheb vaja 3-6 erinevat ainet. Siin C-grupis on siis 7-10 erinevat ainet. Ja siin viimases D-grupis on siis üle 20 erineva aine, mida tal võib vaja minna, et tasakaal saavutada kõikidel oma tasanditel. Siis nii emotsionaalses plaanis, füüsiline mõistus ja nii edasi. Et siis on nagu see vahe. Ja kui me räägime veel potentsist, et siin on sellised madalad potentsid ja tihedamalt
ja siin kõrgemal pool siis on mõistlikum kasutada kõrgemaid potentse ja ühekordselt. Seda siis krooniliste, ei, mitte krooniliste, jah, B-grupis on kroonilised ka, aga mis iganes siis mingisugune tõsisem mure, et siin võib muidugi ka 30-ga peale lennata ja iga päev anda, lihtsalt see võtab kauem aega, kui näiteks anda 200-st või 1M näiteks. Et sellepärast on hea teada, kus inimene oma tasandil võiks asuda. Et kui on ikkagi seal kõige madalamal, et ma ei annaks talle neid kõige kõrgemaid potentse või ei ole näiteks mõtet anda seal ülevalpool igapäevaselt 30, kui talle piisab näiteks 10 M-ist ühest doosist ja toimub selline kiire, tõhus, sügav tervenemine palju kiiremini. Mind ennast on näiteks see tabel pannud palju analüüsima ja võib-olla natuke realistlikumalt niimoodi vaatlema iseennast, et võib-olla ka leppima sellega, et ma ei ole siin võib-olla siin A-grupis, eks ole, et kui ma lapsena olin B-grupis ja põdesin tihti kroonilisi haiguseid, sest et kui mul võiskoopapõletikud said alla surutud antibiootikumidega, tekkis mul teismeeas krooniline angiin ja kui mandlid said välja lõigatud, tekkis krooniline põiepõletik ja kuni ma lõpuks olin antibiootikumidele allergiline, mul hakkasid käed-jalad sügelema, siis ma avastasin ka loodusravi ja ilmselt ma lõpuks olin juba kuskil siin C-grupis, kus enam ühtegi põletikku ega palavikku mul enam ei tekkinud. Seega, et võib-olla nagu leppida sellega, mõista, et see ei ole nagu maailma lõpp, olla siin allpool ja hakatagi siis tegelema sellega, et aga mis nüüd siis edasi? Aga et miks üldse tekkisid kroonilised võiskoopapõletikud ja nii edasi. Ja hakata kõike seda uurima, et kas lisaks vaktsiinidele võis olla veel midagi, mis mõjutab või mingi teatud stress, võib-olla mingid mis iganes traumad kuskil taga ja hakata kõike seda arutama ja võtta homöopaatia abiks ja ka mis iganes muud teraapiat sinna kõrvale, miks mitte. Ja on täiesti võimalik oma tervisega sinna ülespoole jõuda. Peamine on teada, et me oleme tulnud siia ise oma elu elama, oma elu eest vastutama, oma tervise eest vastutama ja igasugused muutused nii paremuse kui halvemuse poole on meie endi kätes. Ja hoiame siis oma kätes seda enda tervist ja iseennast ja aitame ennast. Ja mina tänan Telegrami selle võimaluse eest oma mõtteid avaldada ja ma tänan tohutult selle eest, et Telegram sellise konverentsi on loonud. Päris esimene Eestis toimuv homöopaatia konverents. See on väga suure tähendusega ja ma olen nii südamest õnnelik, et see toimuda on saanud, et see on kindel edasiminek meil siin Eestis homöopaatia suhtes, et aitäh!